oleme jõudnud avatud tehaste päevale Tartusse, kus 13 ettevõtet on teinud oma uksed lahti, et saaksime tutvuda, kas tänapäeval pannakse ikka asju käsitsi kokku või teevad suurema töö ära hoopis robotid. Nii et lähme vaatame järgi. Ja nagu sa näed, olemegi jõudnud meie esimesse sihtkohta Estico Plaster, kus valminud igasugused pakendid ja plasttooted, mida igapäevaselt kasutame. Nii et ma lähen nüüd noortele järgi. Oleme ühe ürituse peakorraldajatest üles leidnud ja miks siis selle ürituse tegite? No ütleme niimoodi, et inseneeria ei ole täna nii populaarne, kui me tahaksime, et see oleks. Ja tegelikult ju Eestis on mega palju ägedaid tehaseid, kuhu inimesed ei ole reaalselt sisse näinud. Ehk siis me näitame talusid, me näitame avatud kontoreid, aga miks me tehaseid ei näita? Mõtlesime, et mis ikka, teeme ära, näitame inimestele, mis tehastes päriselt toimub. Pluss meie mõte on seal taga ka näidata ameteid, kes siis tehases on, et ei ole ainult mingid mustad tegijad, tegelikult siin on ülitargad ja ägedad insenerid, kes on üliloovad leiutajad ja kelle sulest siis põhimõtteliselt kogu Eesti toodang ju tekib. Kas sa nägid siin tehases ka mingid ägedad pakendid, mida sa kuskil poes näiteks näinud? Ja näiteks laste viinerid Rakvere omad. Ja kas me võime nüüd loota, et teie kaks tulete siis tehasse tööle? Ei no, ma veel tulevikuplaani ei tea, aga lootus jääb ikka. Ja meie järgmiseks sihtpaigaks on Gustavi kondiitritehas. Siin valmivad peamiselt käsitsi igasugused tordid, koogid ja muud mõnusad maiused. Nägime, kuidas valmib tainas, kus küpsetatakse ja hoiustatakse, kuidas pakendatakse ja saime ka ise oma suud magusaks. Aga majas oli ka ikkagi üks robot, kelle ainukeseks ülesandeks oli lõigata selliseid ühtlaseid tükikesi. Nii, ja oleme jõudnud Medtekisse, leidsin siit oma tuttava Hanno üles. Mis sa teed siin? Mina tööd, metallitööd ikka. Oota, ma tulen välja. Nii, aga räägi, mis asi see siin selja taga on? See on Rekka Ramraud. Oleme selle ise valmis disaininud ja valmis teinud ja müümegi siis sellist lõpptoodet, et läheb igale poole mööda ilma laiali ja teeme kogu auto lisavarustus asja. On need rammrauad, mingid katusekandurid, astmelauad, mis iganes auto külge aksessuaar panna saab, on meil tegelikult toodetav. Ja kõike toodate siis siin samas? Jah, kõike toodame siin samas. Et kas teil on ka inimesi appi vaja tööle? Kindlasti. Tootemahud mingil määral suurenevad, siis on ka vaja juurde meil ju insenere, kes selle välja mõtlevad, protsessiinsenere, kes selle tootmises siis ära juurutavad, tootmistöölisi, kes selle valmis teevad, on see siis CNC-operaator, koostaja, poleerija, kes iganes, et tegelikult tööjõudu võiks rohkem peale tulla, niisugust hea haridusega ja kvaliteetset tööjõudu. Ja kas naised on ka oodatud? Naised on kindlasti oodatud. Täna on meil majas siis kuskil 75% on mehed ja 25% on naised. Täna meilgi majas näiteks Tartu kutsekast keevituspraktikant naisterahvas, et keevitab meil juba tooteid. Ja kuidas siia siis tööle saab? Kandideerida, et meil kodulehel on info olemas vabadest töökohtadest ja samuti on ka CV-keskuses kuulutused üleval. Et me siin just hiljuti värvasime projekteerijaid, arendusinsenere, protsessiinsenere juurde ja tootmistöölisi me värbame aastaringselt. No nii, ja siin on ka vahvaid meeneid. Võtame kaasa ühe pudeliavaja. No nii, ja oleme jõudnud kohta, kus seda sama pudeliavajat saabki kasutada, ehk A. Le Coq on minu taga. Siin valmivad enamik Eesti tuntud jooke, näiteks igasugust õlled, limpa limonaad, aura mahlad ja nii edasi. Ja lähme vaatame sisse. Nii, minul ka ilusti kollane vest seljas ja lähme vaatame tehases ringi. Muidugi ma teadsin juba varem, et joogid liiguvad tehases lindi peal, aga minu jaoks oli täiesti uus asi näha, et A. Le Coqis on robotid, mis tõstavad joogikaste, pakendavad, kiletavad need ära ja inimene ei pea raiskama enda energiat selle peale. Ütleme niimoodi, et siin A. Le Coqis väga palju näha ei saanudki, et suurem osa oli kuskilt klaasid tagant, ehk ei tohi mustust jookide sisse saada, aga nüüd lähme liigume edasi.
No nii, ja päev hakkab õhtusse jõudma ja oleme jõudnud siia dataprinti, kus siis trükitakse igasuguseid uhkeid asju, mida sa oma koduse printeriga teha ei saa. Ma arvan, et lähme vaatame järgi, kas siin ka printerid jooksevad kokku nagu iga kodune printer. Siin töötab umbes 77 inimest. Meie käive on 15 miljonit eurot. 25 aastat tagasi 2 ettevõtliku noormehe mõttest, kuigi nende algne plaan oli hakata pudelivett müüma, aga kuna pudeleid oli saada, vett oli saada, siis nad avastasid, et tegelikult ei paku keegi turul etikette. Siis ostsid nad esimese kasutatud trükkimasina ja hakkasid oma garaažis esimese sitte trükkima. Aga vajadus oli turul suurem, siis nii-öelda äri järjest kasvab, ostsid uusi masinaid ja nii ta läks. No nii, nägime printimise ära, nüüd lähme vaatame veel ühte tehast. Ruttu. Oleme jõudnud päeva viimasesse kohta, Hansa Mechanics, ja kus me minema peame, ei tea. Ma arvan, et see on Eesti üks suurimaid seinamaale, sest olen teinud siis Tartu Vallase kunstikooli tudengid. Selle mooni eesmärk on tegelikult siis näidata seda, et kuidas on meie Eesti tehas ja Rootsi omanikettevõte ühendatud. Tuuli lõpus saime ise juhtida üht lahingurobotit. Need on siis sellised robotid, kes pannakse omavahel võitlema, et kes on kõige tugevam. Aga muidugi nägime ka päris tööstusroboteid. Nii, tere! Kuidas teil päev läinud on? Mida te täna näinud olete? Oleme näinud roboteid, metalli ja teisi lõbusaid asju ja Tulge kaasa, ma näitan teile. No nii. Kui vaadata seda masinat siin, see siis võtab taarad vastu meil, et siin on see auk, et siit läheb nagu kõik taarameid ilusti sisse. Nii, praegu muidugi ei tööta. Siis see tuleb siia ja et miks plastpudelit ei saa panna nagu, kuidas ma ütlen, siis kork ees on sellepärast, et siin on niisugused terad, mis võtavad selle korgi nagu külge siit ja siis sellepärast sa peadki panema ta nagu õiget pidi, nagu triipkoed eespool. Ja siia tuleb siis kogu see taara sisse, see lahti ei käi, mul võitit ei ole, ei tööta siin ja siis nad võtavad selle välja. Ja siia siis koguneb see klaas, et siin on see töötaja, et see võtab nagu seda pehmemalt vastu, et see hakkab allapoole käima. See on kogu lugu, mis ma tean siin. Väga hea. Kus sa seda kõik teadnud? See onu rääkis meile. No nii, ja ongi tänaseks päev läbi. Mina õppisin meeletult palju täna. Ma loodan, et sina ka. Ja kui sa tunned, et midagi ei puudu, siis järgmine aasta pead samuti tulema siia üritusele. Ja nagu sa näed, siis meil on uus YouTube'i kanal, nii et kõik subscribe'id ja like'id ja kommentaarid ja share'imised, kõik on oodatud. Järgmine video, mida ma soovitan vaadata, on siin ja kohtume järgmises videos. Bye!